kruusasõit, et kas testisite või kuidas te valmis panite? Testida väga ei jõudnud, et seal kohaliku tee peal sai mõne kurvi proovida, et autol rattad all püsiks ja kõik töötaks nii nagu peab. No ralli algas sellise, ütleme, asfaldiga, järgnes kruus, uuesti asfalt, kui keeruline see olukord oli sõitja jaoks? Asfaldi põikad olid üllatavalt kiired ja olnud selleks päris valmis veel, aga kruusal oli esimene päev oli väga libe ja teine päev oli juba sai hea tunde kätte ja saime hoo üles ja saime Robini uuesti kätte. Kuidas nii-öelda sellise suhteliselt pika pausi järel nii-öelda rütmi üles sõitsite? Me siin vahepeal käisime Lätis minirallit sõitmas, et legendi poolest kõik lappis, aga eks see kruusa peal natukene see auto paigutamine ja liigutamine natuke teistsugune, et eks siin täna hommiku sai ilusti rütmi kätte ja nüüd õhtuni välja, et tulid veritsa okei taed. Katsed olid mega vinged, et seal ikka lasti kurvi kooga sõita, et ei olnud ainult tünniralli, vaid ikka pidid vaatama, kuidas ja kui palju kurvi pidurdada ja kuidas sa sinna ennast sisse sätid, et ikka välja kerata. No sõit oli teil kogu aeg sekundis, et kuidas see nii-öelda tempo ja taktika valik oli teil? Ega seal midagi valida ole, et Robin hoiab nii palju pinget peale, et tuleb kogu aeg viimast võtta, et imestame, et kumbki meist puutid ei saanud, et eks mõned tulid käsib väga lähedalt läbi, aga ega muidu ei võida, kui ei riski. Ettevalmistus oli selline, et osalesime Saaremaa sprintrallil siis ja enne seda tegime mõne testi ja seal saime ka soojaks ja tulime siia ja läks hästi. No kuidas esimene päev välja tuli, kruus ja asfalt vahaldumisi? Jah, esimene päev alustasime 10. autona. Kruusaga katsel oli väga palju lahtist peal, aga tõmbasime kohe esimene päev ennast taga otsa ja tänu sellele oli täna palju kergem. Tänane päev viis sellistele kuulsatele katsetele nagu Voose ja mitmed teised, et kuidas seal ennast tundsid, kui kindlad? Iga katse oli väga hea oli, et katsed olid toredad ja mõnikord oli aukus ja napikaid kohti, aga hoidsime ära ja ei väga lõbus ralli oli. Kuidas kokkuvõttes oma sõiduga rahul? Sõiduga väga rahul, ma ütleks, et vigu oli väga vähe ja jah, kõik oli väga hea ja sujuv. Hooaja esimene kruusasõit, kuidas valmis paniti, mis ettevalmistus oli? Esiteks on teine auto, jõudsime ainult ühe korra trennis käia, et väga palju kilomeetreid ei olnud, et kõik oli veel uus ja pidime lihtsalt harjuma. No ütleme, et esimene päev oli päris keeruline, vahelduv rada, et kuidas ikka leidsite? Ei, lihtsalt läksime ja oma tempoga ja et üllatavalt hästi tuli ja läksime teist päeva automa. No tänane päev viis jälle sellistele Eesti ralli klassikalistele katsetele, et kuidas need välja tulema hakkavad? Kõik oli väga hästi, et esimene katse hommikul tõi suure vahe meile ja sellega läksime päevale vastu. Mis edasi sai? Meile pandi kuskilt 20 sekki juurde, et oma arust ei olnud, aga läks nii nagu läks ja tuli ära kindlustada see esimene koht. Kokkuvõttes rahul või miski kripeldab? Ei, kokkuvõttes väga rahul, et võib-olla oleks mõned kurjad saanud paremini, aga nüüd on nii ja võidukalt lõpuni. Ettevalmistust ei olnudki, eelmine, kui Antsla oli rahvaralli, siis sai autogi maha müüdud, et tegelikult see on täitsa uus auto ja see ei ole üldse ka minu auto, see on kaardilugeja auto, sellega ei ole üldse kruusa peal sõitnud ja eile oli alles esimene kruusakatse. Kuidas siis nii läks, et kaardilugeja andis auto Sandrile sõita? No Antslas tegelikult meil oli hästi hea koostöö ja üldiselt me tunneme üksteist päris kaua ka juba ja Kevinile vist olen aru saanud meeldib, kui ma sõidan ja tal meeldib kõrval olla. Kas kinnitad mu juttu? Jaa, nii on. Kuidas esimene päev minema hakkas, kuidas rütmi paika saite? Esimene päev tegelikult oli ootamatult hea kiirus, sellest suhtes ei uskunudki, et sõitsime päris suure üle 20 sekundise vahe, sõitsime juba sisse ja täna oli tunduvalt lihtsam tegelikult. Teine päev viis sellistele klassikalistele teedele, kus on palju rallisid võidetud ja kaotatud, et kuidas neis välja tuli? Meil tegelikult oli vahe oli päris suur teise kohaga ja me hommikul leppisime kokku, et autot lõhkuma ei lähe, kui sikaanid on kivid, rööpad, võtame rahulikumalt, et seal me kaotasime tegelikult aega, aga kõik oli nagu varuga, et hoidsime tegelikult autot päris palju ja tõesti suure varuga sõitsime. Kas see endal nagu siis, kuidas mõtlen, igav ei hakanud? Ei hakanud kordagi igav. Tegelikult oli päris lahe päev ja päris kahju, et see kauaoodatud kuupäev läbi sai. Järgmise korrani? Ja läheme Saaremaal äkki. Läheme Saaremaal äkki, jah.